Hannes Soomer, oleme siin motoringraja hooaja lõpetamisel ja sa tulid just Euroopa ringreisilt. Käisime jah, meil kuna hooaeg lõppes natuke ootamatult Prantsusmaal selle Boldori 24 tunni sõidul, siis meil jäi natuke asju mööda Euroopat laiali, siis pitiseinad ja põrandad ja mingid mootoriõli ja igasuguseid tehnilisi asju, mis me olime laiali jaganud erinevate meeskondade kätte, et oma väikse bussiga käia saaks. Nii et nüüd me käisime, sõitsime ühe tiiru isaga ümber Euroopa ja korjasime kõik oma asjad peale. On 3 asja, mis sellest hooajast meelde jäävad, siis mis need on? Üks on kindlasti Suzuka reis, ülikõva, üliäge kogemus. Marko Rohtlan ütles mulle küll enne, et see on üliäge kogemus, aga ma ei oodanud, et see nii lahe on. Sõbra Rolandiga käisime raske võidusõit, aga ülihea kogemus, isegi kui ei oleks võitnud. Teine, mis meelde jääb, on kindlasti Nürburgringi nädalavahetus, Nürburgringi võit. Kaua tehtud kaunikene, ütleme nii. Väga kaua me olime rääkinud tegelikult sellest, et me võiks lõpuks IDM-is võita. Oli mitu korda ka lähedal olnud, kas olin ise ära käperdanud või mis iganes, seda ei olnud tulnud. Sellega päris suur kivi langes ära õlgadelt. Ja hea oli see ka, et see võit tuli sellises, kuidas öelda, ausas sõidus, et keegi ei kukkunud, keegi ei olnud vigastatud, keegi ei olnud kadunud. Iljaga mees mehe vastu võistlus ja mina lihtsalt see päev olin parem. See on väga hea tunne. Ja kolmas asi, mis kindlasti sellest aastast meelde jääb, on vigastused kahjuks. Ühe aasta jooksul kõigepealt parem õlg ja siis aasta lõpuks vasak õlg kokku lappida on päris kõva selline, kava on kiire. Enamus aastast ma olen jõusaalis teinud taastuvaid harjutusi õlgadele, aga tunneli lõpus valgus paistab ja järgmine aasta oleme tervemad. Sa mainisid seda, et te olete tiimiga enesekindluse leidnud. Ja isegi mitte võib-olla leidnud 2022 aasta triumfiga Superspordis oli see, kus siis me olime isaga kahekesi, käisime mööda maailma, siis meie mõlema enesekindlus oli natuke nagu, ma ei tea, kas see enesekindlus oli kadunud, tuju oli ära. Et võidusõit kui selline väga ei meeldinud enam. Peale seda see IDM-i kolimine, oma inimestega tegemine, kõik need näod, kes meil meeskonnas on, need annavad sellele võidusõidule ikkagi päris kõvasti juurde. Ja meie selline ühine enesekindlus lihtsalt see aasta jäi mulle väga silma. Tegelikult juba eelmine aasta, aga see aasta ka, ja et see kambavaim ja ühine enesekindlus on see, mis siis on lahe näha, annab mulle ka jõudu. Sa oled aasta parim ringraja sõitja jälle ja enne võrdlesite Hugoga, et kui palju kummalgi teist on selle parima noore ringasõitja tiitleid. Ja jutt oli ka sellest, et annad varsti lastelauda üle. Ei, varsti ei anna. Varsti veel ei anna loodetavasti. Aga eks me oleme Markoga ka rääkinud sellest, et Marko ju käis, kuidas me ütleme, taasiseseisvunud Eesti sportlasena kuskil maal. Tema käis Suzukas, tema Endurance'is, IDM-is, MM-il. Tema viis selle Eesti lippu kuskile maale, kuhu tema oma jõu ja oma teadmiste ja Eesti kollektiivsete teadmistega oli võimalik, kuhu maani oli võimalik viia. Nüüd meie koos viime selle natuke kaugemale ja oleme juba viinud. Ja meie ühine eesmärk või soov on, et keegi järgmine viiks selle veel kaugemale. Et meie teadmisi kasutades, kui on õige hetk, siis oleks sportlane valmis, kes tuleks maailmameistriks. Mina veel
kavatsen ka tulla maailmameistriks, aga võib-olla keegi on MotoGP-s kunagi, võib-olla keegi tuleb Superbike'i maailmameistriks, et need eesmärk on see, ma arvan. Mis järgmine aasta saab? Minu programm jääb suhteliselt sarnaseks. Sõidan pikka maad ja sõidan Saksa meistrikaid. Värvid, mis värvi ma olen, seda ma praegu täna öelda ei saa. Mootorratta tootja jääb ilmselt samaks, ehk siis BMW mees ma olen edasi. Aitäh sulle! Aitäh!